No tere hommikut! Kell on siin 6.11 ja meie oleme ärkvel. Andre siin võitleb kärbsega. Ei, tegelikult see kärbes elab siin oma elu, aga me läheme varsti siis safarile ja mul on siis sellised jalatsid jalas sellepärast, et ma ei leidnud eile midagi ja ma ei võtnud kaasa tegelikult üldse eriti palju asju. Ma võtsin mingi paar kleiti ja paar särki ja trenniasjad ja ma ei tea, mis punased värgid siin mul on, ma ei tea. Ja see oli enne päiksevõttu, ma ei tea, mis punased laigutud on. Igatahes, ärge ajage mulle kärbsed pähe ja lähme vaatame, kas Tiina ja Miku on ka üleval. Kandju, kuidas on? Magasid on hästi või? Wow. Piisavalt, jah. Meil oli öösel mingisugune lärm, sest osad vist läksid lennuki peale. Aga lähme siis. Sealt see vägi tuleb, tipa-tapa, unised. Tegelikult uni on ära pestud juba. No olete elevil ka või? Uskuda, et ta nii vara ärkas. No vot, mida kõiki Šarm-El-Šeigis võib juhtuda, on? Siin on juba varakult inimesed üleval, koristavad. Au! Me istume siin väikses purgis, jalad kokku surutud, aga nii õnnelikud ja... Põhiline, et istume tagaistmel. Ja tagaistmel. Kõige kõvemad putid istuvad taga. Kõige kuulimad istuvad tagarivis alati. Kes teisi kiusuvad. Jah, näed kullid, aga ei ole siin kullid. Hommikul oli siis selline asi, et me jäime tegelikult ootama natuke hommikusööki, mis unustati meile kaasa panna, kuigi reisikorraldaja oli seda palunud. Ja meil oli siis ilma saiata ja süsivesikust siis mingi munadega hommikusöök mõeldud. Siis see oli unustatud, siis me ootasime 10 minutit ja noh, mida me siis saime, eks ole. See on siis kotike, me saime ikkagi mingi puuvilju pandi, mida me ütlesin, et me ei söö. Ja siis pandi muidugi ja saia pandi, no saia, no minge oma saiaga metsa nagu päriselt, aga noh, Tiina ja Miku saavad rohkem süüa siis. Ega ma ka väga palju ei taha. Tuleme. Nii ja nüüd me vahetame bussi suurema bussi vastu, nii et me ei ole enam Šilgud reas. No nii, nüüd me oleme Beduiinide kohvikus, siin me lähme vetsu, joome Beduiinide kohvi, mis on küpsetatud kuidagi liiva peal ja siin on natuke normaalse muusika ka. Ehk siin peab selle enne ära maksma ja siis, kui sa oled selle ära maksnud, siis sa saad seda nii, ehk siis see on tegelikult Beduiinide kohvi. Ma ei saa sellest muidugi mitte midagi aru, mis asja ta teeb siin, aga ta võtab sealt mingit asja. Okei. No sugar, no sugar. Только молоко. Jah. Okei. Teeb siin kohvi. Paneb piima. Ja nüüd ta küpseb siin liiva sees. Okei, väga huvitav. Liigutab neid, võib-olla see teeb asja huvitavamaks. No nii. Väga huvitav.
see on siis beduiinide kohvi, mis tähendab, et see on kuidagimoodi liiva peal küpsetatud. Okei, nüüd see hakkab vist tõusma. Väga huvitav. Okei, kui see hakkab tõusma, siis on valmis. Ja nüüd, kui see hakkab tõusma. Nüüd see hakkab tõusma, see vaht. No nii. Yes, and I had milk also, yes. Okei, ja siin ongi siis kuulus beduiinide kohvi. Paneme siit piima ka peale. Ta-ta-ta-ta-ta. Panin päris palju seda, ma ei kujuta ette, mis maitsega see on. Nii, proovime järgi. Huvitav, oi, proovi Andre. Vaadake, kitsed on. Kuidas maitseb? Kitsekesed ka. Väävä. Okei, huvitav on siis. Oi, siin on mingid kitsed. Et oli siia anda, kui on need ära. Nunnu. Aga mul on seda saia, mida me ei söö. Kas seda ei tohi anda või? Näe, vaata, need annavad ju. Vaata, kui nunnud kitsed seal on, Miku. Ma tean jah, miks nad paksud. Paksud või? Ma ei tea, kas on. Käivad süüa. Narvas, kui armas sa oled? See poiss peksab. Nunnu. See poiss peksabki. Tere. No jah, ma annaks ka oma saiad ära. No nii, mis see emotsioonid sellest beduiini kohvis siis? Ja ausalt öeldes ei oska isegi kommenteerida, see võttis kohe suu paksuks. Jah, panin palju piima. Lusikad ja kiim oleks sul koos veega. Jah, täpselt. See on tõsi, nagu oleks lusikad liiva võetud suhu. Mutta mul on see, et kui on kohvimaik, siis käib ikka. Kuule, ma ei tea, kas see nagu näeb välja küll veits nagu liiva moodi, jah? Kalle. Ja nüüd me läheme tagasi bussi. Matka. Appi kui nunnud. Kas neid kaasa ei tohi võtta või? Kitsekorrikene. Lähme nüüd beduiinide juurest ära. Tipa-tapa-tuu. Jõuame siis Safari keskusesse ja seal siis sõidame pagidega ja kaamelitega siis kuskil kõrbes. Ja siis me saame valida, kas me istume üksinda või kahekesi. Ma ei tea. Ma arvan, et ma tahaks siis kahekesi olla, sest autoga sõita ei oska ja ma tahaksin külvida ka.
nüüd me oleme safaripargis ja pagidega läheme sõitma. Kohe näidatakse, kuidas need sallid siis õieti pannakse, sest et see on, giid näitab sellepärast, et pune pidi olema. Põleme ära sinna. Ei põle, siin on päris kuum tõepoolest, aga tuuline ka, nii et see jahutab. Dahabis on 2 kraadi soojem, kui on Sharm el Sheikhis, sellepärast et see asub mägede vahel. Ja siis, aga tuult on siin rohkem. Aga samas on jällegi hea. Vaata, kaamelid on seal. Jaa. Siin siis tegelikult need panevad ise sulle salli ilusti kaela õieti. See minema ei lenda. Professionaalid ikkagi. Me lähme nüüd vetsu ja vaatame, et see on siin. Nojah. Okei. Creepy. Vähemalt on korra. Kas sa said endalt selle ripp? Vaadake siia. Joo. Hello. Me peame hoidma vahet 5 meetrit. Yes, sir. Yes, sir. Woo! Tubli Tiina! Woohoo! Tiina teeb selle kõige raskema töö ära. Selle kõige ägedama. Jaa, aga ma ei tea, ma vist esimesel korral ei julge ise nii, et aitäh, Tiina! Palun! kaamelid mererannal. Ma nägin
on? Voi muru. Ronib Andre pükstes sisse. Nüüd me joome siin kohalikku Marmareia teed, mis pidi kõhule väga-väga hea olema ja kõik on väga õnnelikud. Punased ja väsinud. Tiina ütles, et tema kaameliga enam mitte kunagi sõitma ei lähe. Ma arvan, et su see iste oli vist pool vildakas. Tiina sall kukkus maha. Ja Tiina sall kukkus maha. Jalaga kinni selle. Varba otsaga. Ja nii, et lõppsõidus siis, kui see kaamel sõit oli niimoodi, et see sall lehvis Andre jalgade otsas. Head Marmareia teed siis. Seal on nii pala. Jätkame matka. Nii. Nüüd me oleme käinud safaril, pagisafaritel. Siis kaamliga sõitsime, käisime kanjonireisil. Ja nüüd lähme merele ja lähme sukelduma. Sukeldumine on siis üks ühele instruktoriga, mis oli maks 10 minutit, maksimaalselt 60 meetri sügavusele. 6 meetri sügavusele, see tundub väga õudne, aga ma ei tea. Kui sa tahad, siis sa võid ka mitte minna sukelduma, aga samas tahab seda võimalust ära kasutada, sest et nagu nad ütlesid, see on üks väga ilus koht, kuhu minna sukelduma. Ja mingi hetk siis meil peaks olema ka lõuna, mingisugune mereondide toit. Aga me oleme juba suht punased ja väsinud näost. Ja tee on väga-väga pampi. Vaatame. Ja seal meie reisigiid tuleb, küsib keegi käest, et kas me tahame minna taivima või mitte. Andre, mis sa mõtled? Ei tea veel. Ma ka ei tea. Mul on väga suured kahutused. Mina küll ei tea. Siin võtame siis ujumisvärgid. Näni, said oma varustuse kätte. Aga lestad ja mask. Ja siis lähme laeva peale. Tunnen, et ma tegelikult viitslast juba eriti öösel väga hästi magasin, sest meil olid mingid kisakõrid seal hotellis. Me lähme, meil on Manchester One. Nii, kingad paneme siis siia karpi ja siis me lähme üles. Vaadake, ei olegi karvased jalad, on ära šeivitud ilusti. Ja siis me peame sinna üles minema. Nii kõva, et mu ripsmed lendavad. Mu ripsmed lendavad. Ma ei tea, kas te kuulsite, aga mu ripsmed reaalselt oleks ära lennanud selle hullu tuule käes. Ja siin on hästi palju igast surfareid, kaatreid, paate, sukeldujaid, snorgeldujaid, you name it. Ja vesi on siin muidugi imeilus sinine ja muidugi sellepärast, et siin on nii ilus meri, on see ka nii populaarne inimeste seas, kes tulevad siia snorgeldama, kes tulevad siia sukelduma ja tuul on ka siin muidugi nagu midagi erakorralist, nii et siin surfata saab ka ikka päris korralikult.
chillime siin ja mul saab aku varsti tühjaks, aga siin on ikka tõeliselt äge meiningi. Wow! See on sama asi, kui autod parklas pargivad. Meil on siis laevad pargivad mere peal koos. Meil on siin palju laevu. Wow! Wow! Impressive! Nii, mu aku saab nüüd kohe tühjaks, aga me tuleme siia laeva sööma. Mida meil siin pakutakse? Mingisugust meretoitu. Võtame lusika ja kahvli. Just in case. No kui midagi muud ei saa võtta, siis salatit ikka saame võtta. On ju? No saime mingit toidu, krevetti ja kana ja lähme siit alla sööma. Tippa, tappa. Nii, meie merereis hakkab otsa. Toit on söödud ja me lähme nüüd basaarile. Ehk siis meie reis ei ole veel läbi, vaid me läheme kusagile linna peale, linna peale. Tahab muidu tähenda kulda. Aga mitte sellepärast, et siin kuld oleks kaevandatud, vaid päike on nagu kulla värvi. Nii, kui sa tuled siia mere peale, siis üks väga hea asi, mida on meeles pidada, on see, et pane soojalt riidesse. Tähendab, ainult võta midagi sooja mere jaoks kaasa, kuna mere peal on mega tuuline ja allkorrusel on muidugi okei, aga üleval, kui sa oled, see on päris tuuline. Nii et soovitan midagi väga sooja kaasa võtta. Mina muidugi ei võta, sest minul on väga tihti väga soe ja noh, juuksed, need juuksed ma üldse ei mainigi. Aku saab kahjuks tühjaks, nii et kell on alles 3 paiku midagi. Nii et rohkem te täna kahjuks ei näe, mis me teeme, aga loodetavasti teil oli kõike seda nii tore jälgida. Tšau! Bye! Me jätkame siin mere peal ja siis lähme edasi basaarile.